No nii, tere, mina olen Tuudur järjekordselt, tulin just rongi pealt maha Reola peatuses. Ma olen tegelikult varem ka maha tulnud ja olen siit ka rongi peal läinud, nii et see on nagu minu jaoks nagu isegi natuke tuttav kant juba. Olen siin käinud seenel ja täna tegelikult tulingi vaatama. Vaatasin, laupäeval on päev siuke mõnus ilm, ei ole nagu väga kütvat päikest, et võib-olla tõesti metsa vahel kuskil hea olla. Saab hammastesse saab siit. Ja lähen vaatan natuke metsas, jalutan ringi. Ja rong oli paksult rahvast täis. Ma ei tea, kas praegu on kas mingisugune kooli, tundisid tudengeid palju, et võib-olla nendega mingisugune matk, mingi väljasõit ja seal oli kusjuures veel üks minu jaoks vähemalt tuntud inimene, keda mina teadsin, oli Kristjan Piirimäe, kes on Ööülikooli saadetes, kes on Ööülikooli saateid vaadanud, ka kuulanud, aga ka on ta selles telepildis bioloogia, geograafia, enam-vähem sellisest nendes asjadest, et väga ägedad saated. Soovitan vaadata Kristjan Piirimäe Ööülikoolis, nii et guugeldage, otsige, kelle huvi on. Ja nüüd ma olen edasi, seal nagu te näete ja mäletate juba, on siis see mahajatud maja üks, seal on vist mingi eravaldus, aga seal on vist kinni löödud aknad uksed. Et näed, siin on üks elamus jõuke huvitavas kohas, raudtee äärest täpselt. Aga lausa nii on tehtud selle majaga, näete jah, mäletate, siin oli võsa oli siin täitsa ümber puu, et pidid nagu siit rägastikust läbi leidma tee. Aga siin olid kõik olid ju puit täis, ikka õunapuu oli kuskil siin. See oli, siin on see õunapuu jah. Võite vaatan, kas see kannab vilja ka või. Väike õun oleks ju mõnus reisi peale võtta, aga see vist tundub, et siin midagi on, aga need on siuksed imelikumad või. Nii, ühe õuna napsasin sealt. Aga jah, siit on näha, et võib-olla ma äkki sinna taha minema, võib-olla kui see eramaa on, aga näha, et midagi tehakse. Vaevalt siia mingi, ma ei kujuta ette, pood või koop, oleks muidugi huvitav. Tegelikult rebase koop on siin lähedal, nii et seda võib-olla pole siia vaja isegi. Aga näete jah, niimoodi hakkad midagi siin toimetama. Huvitav. Aga mina ise keeran kohe sealt varsti vasakule metsa vahele ära. Siit sisse siis. Õunmetsa apu on, aga sellest on kõva. Mul meeleb, kui on kõvad õunad. Tundub, et mingid rattarada siit küll ei lähe vist. Nagu tundus, et mingi rattarajad, aga kui niimoodi on puud maha kukkunud ees. Kuusk on see vist või? Vist jah, kuusk. Et pole ära ka saatud, et mingit ametlikku rada minu arust siin ei ole. Ühtegi RMK-silt midagi ei ole. Need järjekordne puu kuusk ja äärtest jälle jah. On siin maas, näed siit on sund mingi torm, välk või. Ma kiiresti kohe koor maha tulnud ka või ongi juba olnud, ma ei tea. Siin on kohe kõrval üks võimsam, see on siis kask jah. Päris kõrge tegelikult. Aga siit natuke ongi siukest imelikku reljeefi siin, ma ei usu, et nagu kukeka koht on miski pärast, mulle tundub, et siin ei ole. Ma olen natuke edasi. Jämed kapsastan küll, aga ma ei tea, vaata, kui tee ääres midagi näha, siis muidu põikan sisse kuskil, aga praegu nii tee ääres veel natuke aega edasi. No nüüd ma pean küll ütlema, et tavaliselt ma ütlen, et ei oska midagi öelda, kui midagi on nagu huvitavat, ägedat. Siis nüüd ma oskan küll öelda selles mõttes, et tegelikult on äge metsas olla, tagasi metsas nii-öelda. Ja mis on sügise poole või praegu on siis 13. detsember või 13. september, vabandust. Mul üldse kõlut joonud juba. Läheb mõte sassi. Või tegelikult õllega läheb just mõte selgeks. Nii, nüüd ongi jah, just sellepärast läheb mõte sassi, et pole kõlut. Äkki oleks nad sealt minema või? Tunduvad kõrgemad männid ja siukene. Ta oleks üks rada tegelikult. Oota, äkki ma saan siit vasakule pöörata. Et mis ma öelda tahtsin on see, et siin on hea tagasi olla. Lehed hakkavad petma muidugi. Aga jah. Ei hakka need kukeseened. Ops. Kuule okei, ma hakkan siit korjama siis juba vaikselt. Vaatan, äkki on siin veel lähedal. Ja näed, juba siin näen. Vaatad peale jästu. Et on siin ka kukekaid, seda ma isegi ei arvanud, et siit kohe on. Okei. Ja tahtsin nüüd seda, et hea metsas tagasi olla ja sääski on kõvasti vähem. Ma loodan, et selle jutu peale nüüd välja ei tule nüüd. Aga vähemalt see olukord on kõvasti parem, kui siin võib-olla päris suvel nii-öelda oli. Aga tundub, et siin on midagi. Okei, aga mis seal ikka? Võtan kilekoti välja ja seenenoa välja ja korjan ära need väiksed seened. Puhastan kohe nii palju ära, kui nagu viitsin. Siis on pärast vähem tegelemist nendega. Ülipalju viitsi korjata ka, sellepärast, et keegi võib ära kas sööma kõik siis ju. Päris väiksed ei võtta vist. Vai siuksed keskmised võtta küll. Siit noppida järjest ära. Ilus kukeseen ju. Siit ristpikust ma mäleti, kus ma tavasti olen läinud kummale poole. Olen paremale läinud või? Või olen pigem vasakule läinud või? Ma mäletagi. Kuidas täpselt olen läinud siit? Vahet ei ole tegelikult, ma võin minna ju selles suunas, kus läinud pole ka ju. Vaadata lihtsalt. Mulle tundub, et see idee poolest läheb maanteurida tagasi nagu hoiab. Et võib-olla ikkagi pea siit minema, võib-olla kõnnin tagasi ikka siis.
mustikad ka kõik läinud juba vist. Tegelikult ammu, oi jah, siin läheb vesiseks. Korra nagu rabama hoidi isegi koht. Nii hästi vähe tuli vett sisse, aga okei. See oli teisele pool igal juhul, et vaatan siit korra. Aga noh, vahet ole, ma olen arvestanud sellega, et jalatana mereks saavad. Ja ma arvan, et saavad ka. Siin on siuke huvitav kraav nagu jah, siin on mingi raba. Siit ma kas üks video, ma proovisin siit läbi saada, siin oli mingi jõhker vesi oli siin ees, selle tee peal ees. Ja pidin kuidagi saama läbi, oli vist see koht või? Õigest mäletan, või ei või? Vist äkki isegi see oli vee all siin kunagi, jah? Vist läheb väga võss, aga ma ei tea, siin tundub kõrgemad puud, võib-olla sealt läheb nagu mets nagu teistsugusemaks ka. Kuigi nagu ma alguses nägin kohe, et oli ka seal tegelikult kukakaid. Noh, mis ma alguses korjasin. Et siin võib igal pool olla tegelikult. Näed. Siin on mõned. Noh, ma mõned võtan siit ka siis tegelikult. Näete, siin näete mõned juba, jah. Ops, mõni suurem ka. Võib-olla poikan korra siia sisse, vaatan siit ka siis. Sai mõned seened veel sealt. Ja huvitaval kombel sarapuude all olid. Polegi süüst asja enam just tähelepäeva pannud sarapuude all kukekaid. Vaata, kui müstiline mets on, vaata kuidagi. Puud jooksed üles kaarde kokku, siin kased ja sarapuud ja nagu sõrmust sisand, tuul peaks läbi puhumisid. Black Riderid tulid ja käebikud pidid ennast peitma ära siis. Aga väga mõnus, mulle meeldib tegelikult selline. Aga ma ei tea, kaua seda otse kõnnim veel. Võib-olla peaks põikama kuskile poole, aga pole kaarti vaadanud ka, ei viitsi vaadata ka. Hetkel veel vähemalt. Aga praegu tundub, see on mingi raielank või? Vaatame. Ai, lihtsalt, vaata, see on liinialune või, ei või? Ai, lihtsalt, kuule, lihtsalt ju need kilpjalad või, põhimõtteliselt või sõnajalad, kilpjalad, noh, kui mingi rada läbi, päris huvitav rada. Aga siit lähebki mingi siht nagu. Okei. Võtan hetkel veel otse tee ja siis mingi hetk vaatan. Tee järjest sain mõned veel, aga nagu näha, see metsalune läks nagu natuke selgemaks või nii nagu eestlane harjunud on, et see mets, kus saab kõndida ja jalutada. Et ei ole väga rägastik, nagu Ällile meeldib. No nii, nüüd jõudsin lausa siia suure tee äärde. Noh, võrdlemisi suure tee äärde siin, neid metsi arvestades siin. Et paremale vist olen tagasi loogiliselt sinna maantee juurde, on ju, kus rong läks. Must ei ole mõtet sinna minna, kuigi see metsatukk. Tee poolt saaks taga kammida läbi ka, aga siis ma võtan suuna jälle tagasi Tartu poole veits. Mingis mõttes Tartu jääb kuskil sinna, loogiliselt. Sinna. Et võib-olla põikan ikkagi siit edasi. Et mingi ringiga kuidagi tagasi siis vaatan, aga ma ei tea, läheks siit korra siis. Tegelikult ma peaks minema siit otse edasi, aga ma lähen siit mitte päris mööda teed, ei ole mõtet kõndida ka. Sellised metsa vahelt paralleelset teega. Olen siis endise raielanki ääres ja juba näed, männid kasvad just peale, kased ka, segamets. Aga siit jälle midagi sain, et noh, vaikselt koguneb niimoodi, igat senti viitsi näidata ka. Ma tegelikult võtsin vist liiga palju õlut ka kaasa, võtsin 8 õlut kaasa, sest ma ei tea, kaua metsas olen igaks juhuks. Et kott on ka ikkagi noh, võrdlemisi raske ka, et see mingi muid staffi natuke sees. Et siin paistab midagi jälle või? Hei, vaat näed, vahepeal need lehed petavad nii jõhkalt. Aga ma ei tea, ma lähen vist rada edasi siit ja vaikselt vaatan, ega otsest mingit plaani teemas ei ole. Et mõtlesin, et väikse seenel käik, väike metsas käik. Ja ma arvan ikkagi, et ma lähen üks kuivad kukekas. Et arvatavasti lähen jala koju tagasi. Mis tuleb ka siis veel korralik matk, et ma arvan, täna tuleb 20 pluss kilti. Võiks täna nagu kokku tulla isegi. Aga ma vaatan. Nüüd läheb natuke siin selliseks rägastikuks. Aga noh, kuhu ikka välja jõuan. No nii, kohe jõuan välja. Ikka siis veel suurema tee peale, nii et lausa asfalt tee peale. Siis püsikattega tee nagu. Et panen selle pildi ka näiteks, kus ma olen täpselt siis praegu. Et siis saate aimu, kust kandis ma olen ka. Minu saladus siin muidugi midagi ei ole. See on päris suur tee, jah. Aga ma lähen siit korra tagasi või vasakule ja siis keeran paremale. Sealt tuleb ka siuke metsatohaline tee ja siis Tuiga kalmistu poole. Kuidagi niimoodi. Ja noh, seeni on ka nagu enam-vähem tegelikult ju. Need ei ole Selverid omat, aga noh, midagi ikka on. Ma ei teagi, et peaks kuskil metsa vahel sisse ära keerama, sest muidu seda teed tuleb siin veel päris pikk aega veel. Ma ei tea, kust nagu mõttekas minna on. Siin ma mäletan jah, siin on jah. Siin vist on, ma ei tea, kas ma just käevas, ma arvan, et siin on keegi vist äkki hukkunud. Siin küünlaid toodud veel. Pannud rist, jah. Huvitav laud ka veel siin panemiseks, aga mis ikka?
ei tea jah, täpselt kõiki asju. Ma ei tea, kas see oleks hea mõte siit kohe metsa ära sisse panna või. Tundub veits rägastikas, ma mäletan, et kunagi käintsin ja kas see oli mingi all, täitsa mingi orumoodi asi või siuke kraav või mingi, või läks maru nagu tihnikuks üks osa ja teistpidi läks see maru nagu märjaks. Ja teate näha, siin on näha juba tulevad need jälle need kilpjalad või sõnajalad või maarijalad, mis iganes on ju. Et ma ei teagi. Ma lähen tiba edasi ja vaatan, kui kõrgem mets on, siis võib-olla keeran kõrgem metsa sisse. Jah. Aga olgu, kõigepealt. Ma ikkagi teen õlle ka. Teen prempsi alustuseks, ma arvan, et see on okei. Esimene õlle täna, nii et vaatan, kuidas tundub. Juba traditsiooniline. Oi jah. Jahe ka veel külmkapist otse. Nii-öelda selles otse, et kodust tulles pole suutnud maha jahtuda õlle siis. Kuule, aga ma ei tea. Mis mõnus tegelikult? Premps ei olegi ikkagi kuulem õlle tegelikult. Praegu on täitsa hea. Okei, kuskilt metsavalt veel sisse siis ja sentekogus on siuke praegu ja no nii, siin tundub nagu selline, praegu on tee peal veel, et siuke männimetsa alune, et jalutamise mõttes see oleks isegi parem nagu variant, et äkki siit sisse põigata juba või. Muidu panen seda teed praegu mööda edasi. See keerab natuke vasakule sealt ära jah, aga pigem kõnnin mööda seda siis. Muidsik kahjuks otsas. Pohli pole ka väga näinud. Selle aeg ka läbi juba. Ikka läheb rägastikuks või. Mõtlesin, et just ilus metsaalune. Ma ei tea, siit poolt siis kuidagi või. Oi, kui kuiv on mingi. See on kitsamampel. Teeb mingi loomarada. Inimeste rada vaevalt see on või. Või inimesed ikka kõndida tegelikult. Inimene kuulub ka loomariiki. Seenemetsa tõesti ei ole, jah. No jah, kui pillik mingi vana, aga võib-olla mööda teed ikka minema. Pole hullu tegelikult. No, siit läheb täitsa mingi autorada juba. Okei. Ma ei tea, korra lihtsalt natuke vaadata, et mis siin umbes on. Igat ruutmeetrit ka ei ole ju. Isegi lähedalolles metsades ei ole ju kõndinud tegelikult. Kõike 100% ka ei tea ometigi ju. Oi, mis need on? On kitsamamplid ju. Kuule, väga hea. Korra ma olen kitsamamplid ka. Nii, tegin jalutustoki endale. Ops. Keegi tuleb ründama ka. Mõni metsloom näiteks. See need kõiguvad siin, see võib kõige mugavam ei ole, aga igal juhul siuke kaitsev dokk mul vähemalt on praegu tehtud siia. Kolmene märk, ärge kiirust ületage siin. Näed, asfalttee hakkab kohe siit 3 märgi juurest. Sealt tulin, jõudsin üks ristmikuni raielanktega, kunagi kõnnud ka tegelikult, ma arvan. Ilus metsalane ja see on siuke nagu põlvama mets natuke meenutab on ja. Teeks pausi, kollan siin natuke ringi siin ümber, vaatan, et leian mingit seeni. Muidugi teen ühe prempsi veel, premps oli päris hea tegelikult esimese õlle kohta. Ja võttis selja merest ka nüüd see kõndimine, tulin suht heast tempos ka. Tegin esialgu mingi minutise tiiru võib-olla ja tegelikult mõned mamplid sain ka. Sellised kitsamamplid. Mõned, nii et väga hea. Success mingis mõttes. Üritan sinnapool ka väikse tiiru ja võtan asjad nüüd kaasa igaks juhuks. Pärast mõtle hakkad vaatama, kus ma tagasi tuli. Asjad kannalus päris jama, koduvõtmes. Koduvõtmes, kotis ikka on ja ma hakkasin märgu mõtlema ja. Ja premps on okei. Ma jätan selle doki siia. Näete, see dok, mis ma tegin. 2-ruuline teravaru ka, et saab nagu kaitsega ennast. Kes tahab, saab selle üles korrata siit. Tuuduri geopeitus resk. Ma panen kaardi peal selle kohe ka, 4D rist, dok on siin. Ühel seikleval premiumi rüütlil õlle alati on ju käes. Sellest õllest loobuda ta ei taha, sest muidu kaotab väe. See õlle on ka imelik talisman, mis hoiab sind metsas ja ööl.
ja lõikab läbi kõik pilvikud ja kitsemamplid ja hoidmas teda sinu vööl või õigemini suul. Noh, siin veel mõned kukekad kitsemamplid saanud siin omajagu. Need on head seened kitsemamplid, enam ei tunne neid, aga võib-olla me hakkagi õpetama, muidu korjata ära kõik eest. Korra mõned kukekad veel siit ja need mamplid ka, kui näen veel ja siis liigun Tuigo surnuaeda juba edasi, ma arvan. Tuleb korra seda ka näidata, kuigi te olete näinud juba seda vist, aga see on siis kitsemampel. Võtan siit ära ka siis. Altal on siuke aja, mingi sääsk. Et siuke varres või krae nii-öelda. Selline näeb siis kitsemampel välja, osad ajad sassida mingi valgkärbseenega, minu arust on täiesti võimatu. Isegi ei oska seletada kõiki neid asju, kuidas öelda siis, kõiki indikaatoreid või kõiki morfoloogilised tunnuseid. Mina tunnen ära ja mõned lähevad siukseks rantsimaks või siukseks eledamaks, see on kitsemampel. See ka, kus on liiga vana juba. Et aga sellised väiksed näed, siin on veel väiksemaid. Väiksed nupsud, mis on nagu pealt veits pilviku moodi. Aga noh, ma ei tea, mina ise teate, mis te korjate. Ärge minu järgi võtke, ma tean, et see on kitsemampel lihtsalt. et kes ei tea, siis ärge võtke, kui ei tea. Nii et seda ma ütlen küll. Kitsemampel. Hea seen tegelikult, hea praeseen ka. Nii et kes teab, see korjake ja sööge. No nii, jõudsin tegelikult nüüd juba siia Tuigo kalmistu alale. Tuigo kalmist peaks olema Eesti suurim pindalalt siis metsakalmistu. Et see on nagu näha, tehakse ka puid. Ma ei tea, mis kütteks see läheb siin. Majandatakse metsa vähemalt. Tundub, et siin on siuke nagu vaikselt tehakse, mitte väga suures tempos. Kirvest ei ole muidu lõhuks ka mõned puud, aga näete, seened on siin. Oma on kitsemampleid, mis on super. Ja ma ei tea, sellest vist piisab ka enam, ma arvan. Mul isegi kaks pannidet tuleb sellest võib-olla isegi. Võib-olla kõik ühe peale ei mahu isegi. Et jaa, Tuigo kalmistu võib-olla näiteks kabel korra, kui ma lähen mööda siit. Hauaplatsid on seal pool tegelikult nagu. Et siin pool on nagu täitmata veel, aga minu arust see kuulub kõik selle kalmistu maa alla. Äkki paus tuleb teha ja... Kuulge, üks asi on täiesti tegemata veel ju. Ma tavaliselt hommikut ei söö, aga lõunal kõht ikka tühjaks. Nii et võtsin kaasa. Kas te olete siukest asja kunagi teinud või? Keedumuna paberi sees. Näete? Päris keedumuna. See on ta katki. Aia. Noh, kas tõesti nii tugevalt keetsin või? Nüüd läks. Vastu pead ei saa hakkama. Et munakorred ei tee midagi, loodusel need võib maha, siis tõesti panna rahulikult. See annab just pigem viljakat pinnast. Aga kas te olete siukest asja teinud või? Nagu päriselt, öelge ausalt, ei pea nagu oletama. Kas te olete söönud nii-öelda siis surnuai kalmistu, põhimõtteliselt kalmistu ala, võib isegi tegelikult öelda selle kohta vist, keedumuna. Laupäeval kell 2, pool 3. Oi kui hea, soola tahaks tegelikult peale natukene. Esimene söök täna. Ja nagu ikka, munade peale väike slato. Okei. Nii, sentikormis ma arvan täna aitab ka tänaseks. Noh, kui mingi täielik jackpot tuleb, eks ma siis korjan ära ka, aga jumal koju jõudmast, ma arvan, siis kuskil ma ei tea, kui ma oleks kõige kiiremad teed, mingi 12 kilt ikka oleks koju siit umbes. No, võib-olla 11. Aga kell on 14, nii et õige, kalmistule korra läbi vaadata veel korraks, jah, lihtsalt, jah. Selline kalmistu siin on, jah. Et hästi siuke looduslik. Jälle samamoodi. Hääl läheb vaiksemaks, ei taha nagu kuidagi, ma ei tea, mingi auksud peab kõik olema, nagu ütleb vallan, on ju. Ega siin, jah, ikkagi nagu väärikus natukene. Kalmistul ikka ei karjuta kõva häälega, ei räägita, ütleme niimoodi. Need korrad plüükassid. Taga minu kaev ka. Taga, näed, seal paistab kaev. Ja võib-olla zoomin, siis näete. See on rahulik, ilus ja hästi omapärane mingis mõttes. Tegelikult, oota, Tallinnas ka, kus see liivakalmist või see Nõmme kandis või? See on ka mingi hästi siuke, natuke sama vibe mingis mõttes võib-olla. Aga noh, see on linnast rohkem eemal isegi. Ja kabelimaa tuleb ka sealt. Näed, seal taga paistab mingi kemmer, WC-s ja roheline. Ja tegelikult ka seal metsa vahel võib-olla hästi pole näha, aga siit paistab ka mingi vana vist WC and. Ja keegi on isegi tõuksiga tulnud siia nüüd surnuajale. Aga park liim tühi. Ja kui seda ortofoto pealt vaadata, seda parklat, siis
siis vaadake, et keset Männi metsa lihtsalt mingi siuke valge või siuke kollakas auk lihtsalt. Aga see ongi siuke ring ja see ongi siuke Tuiko Kalmistu parkla. Huvitav, näed, seal on sellist WC seal vist ja uks lahti mõni äkki tead, äkki mõni vaim on WC-s. Ja kabel on siis seal. Ja see on siuke ilus rist ka veel. Ilus Kalmistu tegelikult, jah. Ja alati jah, kuidagi suht inimtühi on see, kui ma alati käin siin. Aga sellepärast mulle meeldibki inimtühis Kalmistu. Okei, jälle mingi loll nali, aga mulle meeldib see koht. Mul on see vaikne rahulik alati olla siin. Ja seal ees isegi on bussipeatus, et saad isegi bussiga siia tulla Tartust. Alati tuleb selge ees tulla välja ka Kalmistusse, seda peate ka meeles pidama, et vaimult kaasa tuleks. Jääge ta siia. Ma paraku pean seda autot edasi maitsma. Vaat, selline bussipeatus siis isegi Tuiko Kalmistu silt. Mingi varjualusega, muidugi siit kui külje pealt tuleks nagu torm. Sellest juba keerulisem, aga pinki hinnata seljatuge pole, siis ma tavaliselt ei viitsi ilma seljatuge hinnata, aga korra jalga puhata. Noh, tegelikult ju korralikult tehtud ju. Või noh, ma ei viitsust väga tea midagi, aga püsib. Kui tõesti jah, kui on nagu ükskõik oma poolt tuul, suur ja torm, siis puhub sul ikka siin ju jalad märjaks ja vesiseks arvatavasti, aga vähemalt noh, mingi nurga all võib-olla leiad varjualuse ka. Püükast, see on nagu eeskujulik ja mingi haridad öelda on see, et midagi pühkida või? On jah, näed. Sest me esimest korda harjaga seda veel puhtast mõttes selle. Vot, see on nagu kuskil Saaremaal Hiiumaal juba, kus olid raamatud ja peeglid olid bussipeatustes ja siuksed asjad, aga ka respekt muidugi, jah, selline bussipeatud siis. Aga olgu, ma panen sinnapoole edasi. No mul on mitu valikut, mis pidi ma lähen, kas ma lähen lange... ma oleks lange kaudu, siis ma saaks tegelikult siit tagasi minna. Ma oleks Aaslava kaudu, siis ma saaks siit minna. Ma olen Aaslava esialgu, vaatan äkki on huvitavam. Ma ei tea, kas huvitavam, aga kuidagi praegu tõmbas kere sinna poole. Tulen ikkagi metsa vahel kaudu, mõtlesin, et huvitavam koju kõndida ikkagi. Et ei läinud päris asfalteed pidi, kui oleks saanud ka aus olla. Korra väike paus, aga täna võib-olla isegi ei lõppe see video siia. Võib-olla olen DJ X-opis täna õhtul veel, nii et ta meil on linnas võib-olla isegi veel. Kuubas, väikses Kuubas võib-olla. Tulin sealt üle põllu, paistab, või noh, põld paistab, aga mets seal tagant, seest kuskilt läheb rägastikku. Mõtlesin, et läheb teie, aga siis on midagi üles küntud. Sellepärast kiires tempos tulin ka, et lootsus jõudu koju õigeks ajaks, kui DJ asi toimub. Ja jah, sinna pole edasi minema, et majad vahelkade läbi saama. No nii, kõndsin tagasi sealt siis kogu selle tee. Põhimõtteliselt mingi 13 kilti äkki või. Et kell on praegu juba 5:30, enam-vähem, rohkem isegi tegelikult. Et käisin pesus kiirelt kodus, panin teist riided, nagu näha. Näete siit hops teksa tagi. Niisugune värk välja siia lõppu. Noh, väike õlle ka muidugi, okei, see on suva. Kusjuures seda ei müüda enam klaaspudelis Saku Pilsonit. Aga see oli eriti hea ka, mulle eriti maitsin, nimelt maitsin tal. Ma ei tea. Igal oli okei, jaa, nüüd lähengi hoopis DJ-t tegema, nii et mõtlesin, seiklus saab läbi tänaseks, et lähen koju seini puhastama ja praadima ja pean kartulit vastama, kõike värke aga ei jõudnudki. Tulin kiiruga hoopis koju ja hoopis tuli DJ värk, nii et see on lahe tegelikult. Tuleb sinna paar sõpra ka, nii et üks aitab mängida veel, üks bändikaaslane ka. Nii et ma arvan, tuleb päris lahe õhtu. Täna on ilus ilm ka, ma enda sooja on mingi, ma ei tea, palju on, 27 kraadi? Ei, mis asja, tahtsin öelda kilti olen kõndinud täna. 28 kilomeetrit on kõndinud. 28 kilti kõndinud ja sooja on 19 hetkel. See on okei tegelikult. Olgu, lähen siis väiksesse Kuubasse, ema ääres siis Tartus. Et õige, ma mõtlesin, et kutsuks teid ka, aga te näete seda videot ju võib-olla 6 aega hiljem. Et selles mõttes, aga igal juhul jah, sinna lähen ja teen väikse DJ-seti ja nii lihtne ongi, rohkem polegi midagi öelda. Nii et küll linna poole. No nii, tegelikult jõudsin juba siia siis mängima ära ja õnneks sain ka ühe sõbra, kes tegelikult veits teeb seda asja minu eest ka natukene, mitte minu eest, aga ütleme, mina tegin enne 2 seti ja sõber teeb nüüd ühe seti vähemalt otsa veel. Nii et tegelikult väga lahe olukord, nii et teinekord tulete Tartusse, tulge käige siis Kuubast läbi, nii et jaa.
okei, ma varsti lähen tagasi pulti, nii et praegu on väikse õlle, Saku Ele muidugi. Täitsa okei õlle tegelikult, pole midagi öelda. Ja siin on veel meie sõbrad, aga igal juhul. Ja minul on õlle käes. Davai, nii et täna õhtul video lõpeb siia. Paari sõbraga koos siin. No mis sõbrad me oleme? No teate, videotest teate. Üks sõber mängib seal, kus mina enne mängisin ja midagi pole teha. Nii, täna õhtul läks. Hoidke kõvad, olgu humor teiega. Tšau!